Tänu juhtimisinstituudi arengule on meil tänapäeval palju juhtide kohta käivad raamatuid ja loenguid. Peaaegu kõigil on ligipääs uuenduslikule virtuaalsele õppejale, ChatGPT-le, mis vastava taotluse sisestamisel aitab luua personaalse arenguprogrammi. Meil on ka tohutu ajalooline pärand, kirjeldused paljude tugevate juhtide elust ja saavutustest eri ajastutel. Muide, järgmine GLS-i juhtimiskonverents toimub 6. ja 7. märtsil ning registreerimine on nüüd avatud. See on väga inspireeriv üritus. Kui te pole kunagi osalenud, soovitan teil seda kindlasti mitte maha magada. Ootan isiklikult seda väga. On olemas üks kuulus vana raamat, mida võiks nimetada kogumikuks produktiivsetest juhtidest eri ajastutest. See raamat on maailma enim tõlgitud raamat. Selle üksikuid osi on tõlgitud enam kui 3384 keelde. See raamat räägib loo uskumatult tugevast juhist, kes elas 2400 aastat tagasi. Tal oli suur unistus ja ilma tänapäevaste sidevahenditeta suutis ta mõjutada sündmuste käigu 2700 kilomeetri kaugusel asuvas kohas. See raamat on piibel ja meie tänane kangelane on Nehemia. See mees ei unistanud maailma muutmisest. Küll aga unistas ta oma väikse maailma muutmisest, mis jäi kaugele tema isade maale. Kaua aega tagasi küüditati tema esivanemad Juudamaalt Babyloni. Juba mitu põlvkonda olid juudid elanud võõral maal paguluses. Esmalt oli see Babylonia impeerium. Hiljem said need maad osaks Pärsia impeeriumist. Aastate jooksul õnnestus Jumala abiga mõnel juudi rahva esindajal saada väga mõjukaks inimeseks. Näiteks Daniel, Hanania, Misael, Azaria ja nüüd oli Nehemia kord teatepulk üle võtta. Ta ehitas üles eduka karjääri ja temast sai kuningas Artaxasta esimese alluvuses kõrge riigiametnik. Tema elu oli heal järjel, kuid tema süda oli peaaegu 3000 kilomeetri kaugusel, kus pühal maal lebasid kunagi suure Jeruusalemma varemed. Kuidas ta igatses neid varemeid puudutada? Mitu korda oli Nehemia vaimu silmis oma kodulinna müüre nendest laiali puistatud kividest ümber ehitanud. Tundus võimatu midagi muuta. Oli aeg unustada see kadunud Atlantis ja minna edasi oma eluga siin suusas Pärsias, kus ees ootasid teised ülesanded. Pealegi oli grupp juute juba ammu Pärsiast lahkunud ja naasnud oma ajaloolisele kodumaale. Nad olid hakanud oma kodumaal elu taastama ja ehitavad peagi uuesti üles Jeruusalemma. Kuid Nehemia seisis silmitsi teistsuguste eluga. Elu kuninga kojas polnud kerge, kuid ta elas oma südametunnistuse järgi. Nehemia nägi Jumala kätt oma elusündmusi juhtimas ja kusagil sügaval sisimas oli ta ilmselt juba leppinud tõsiasjaga, et nemad olid seal ja tema siin. Kuid kõik muutis ühel õhtul, kui tema köögis toimus eriline vestlus. Ühel päeval tuli külla sõber, kes naasis pikalt teekonnalt.
Hanani oli külastanud tema kodumaad. Millise rõõmuga Nehemia ootas tema lugu. Temaga oli kaasas veel mitu meest, kes rääkisid Nehemiale oma teekonnast ja sellest, mida nad Jeruusalemmas nägid, vaid õigemini, mis sellest alles oli. Loeme piiblist. Siis tuli Hanani, üks mu vendadest. Tema ise ja mõned mehed Juudamaalt. Ma küsitlesin neid pääsenud juutide kohta, kes vangi viimisel olid alles jäänud, ja Jeruusalemma kohta. Ja nemad ütlesid mulle, need, kes seal maal vangi viimisest on alles jäänud, on suures õnnetuses ja häbis. Jeruusalemma müürid on maha kistud ja selle väravad tulega põletatud. Kui ma neid sõnu kuulsin, siis ma istusin maha, nutsin ja leinasin mitu päeva. Ja ma paastusin ja palvetasin taeva Jumala ees. Sõbrad rääkisid ka nende juutide olukorrast ja kurbusest, kes olid Pärsiat naasnud linna üles ehitama. Nehemia oli šokeeritud. Ta oli arvanud, et nad täidavad oma missiooni edukalt. Ta oli kindel, et samal ajal, kui tema suusas oma ülesandeid täitis, ehitas tagasi tulnud rahvas Jeruusalemma üles. Võib-olla oli ka unustanud ühel päeval sinna minekust ja oma isade särava uute linna nägemisest. Kuid nüüd olid need unistused purunenud. Projekt on läbi kukkunud. Ta istus maha ja nutis. Ta leinas mitu päeva, paastus ja palvetas. Ta avas oma südame Jumalale, usaldades oma hinge kibeduse tema kätte. Selle tulihingelise palve sõnad on kirja pandud Nehemia raamatu 1. peatükis. Ta mõistis, et tema isade patud olid viinud praeguse vangistuse olukorrani. Ja ta mõistab, et kui me olukorda ausalt vaatame, siis polnud nad oma isadest paremad. Loeme 1. peatükis salmid 5-7. Ma ütlesin, oh issand, taeva Jumal, suur ja kartust äratav Jumal, kes hoiab lepingut ja heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Olgu nüüd su kõrv tähelepanelik ja su silmad lahti kuulama oma sulase palvet, mida ma nüüd sinu ees palvetan päevad ja ööd. Iisraeli laste, su sulaste pärast ja millega ma tunnistan Iisraeli laste patte, mis me sinu vastu oleme teinud. Ka mina ja mu ise pere oleme pattu teinud. Me oleme väga kõlvatult talitanud sinu vastu ega ole pidanud käske, määrusi ja seadlusi, mis sa Moosesele oma sulasele andsid. Ja siin näeme eduka juhi esimest omadust. Siirast kahetsust oma pattude pärast ja palvemeeles oma pattude ja oma kaasusklike pattude tunnistamist. Ta palvetas enda ja rahva eest. Ta rääkis Jumalaga endast ja tema lubadustest. Ta mäletas, et Jumal oli lubanud olukorda muuta, kui nad tema juurde tagasi pöörduvad. Loeme piiblist ka salmid 8-10. Tuleta nüüd meelde seda sõna, mille sa andsid Moosesele oma sulasele, öeldes, kui te olete truuduseta, siis ma pillutan teid rahvaste sekka. Aga kui te pöördute minu juurde
ja peate minu käske ning teete nende järgi, siis kui teie pillutatud oleksid kas või taeva servas, ma kogun nad sealtki ja viin paika, mille ma olen valinud eluasemeks oma nimele. Need on ju sinu sulased ja sinu rahvas, kelle sa oled lunastanud oma suure rammu ja vägeva käega. Juhi teine omadus on see, et ta on piiblitekstiga hästi tuttav ja tema motivatsioon põhineb Jumala tõotusel. Nehemia lõpetab oma palve väga tavaliste sõnadega. Olgu see mees mulle halastav. Kellele eest Nehemia palub? Kes on see mees, kelle eest ta palvetab? Teises peatükis loeme Nehemia igapäevastest töörutiinist. Ta oli kuninga joogikallaja. Saame teada, et ta kontrollis kuninga jooke. Arvestades pidevaid riigipöördkatseid, mõistame, et see, kes tagas kuninga mürgitamise vältimise, oli kuningale väga lähedane. Neid võib täiesti sõpradeks nimetada. Ja me tekstis saame teada, et kuningas Nehemial oli konfidentsiaalne vestlus. Seega palvetas Nehemia just tema eest. Ta palvetas, et kuningas oleks tema vastu hea südamlik. Alguses, kui Nehemia tuli hingeliselt palvetas ja siiralt paastus, juhtus tema hinges midagi. Tema südames süttis taas kauaaegne, peaaegu kustunud unistus. Selle unistuse sädemed põlesid temas. Ta tahtis minna Jeruusalemma ja isiklikult osaleda praeguse olukorra muutmisest. See on eduka juhi kolmas omadus. Juht on pidevas palves ja palve ajal sünnib palju ideid. Ja mis on eduka juhi neljas omadus? Juht armastab inimesi. Juht armastab suhtlemist ja ta on väga külalislahke. Nehemia lugu algab sellest, kuidas Nehemia võtab vastu erilise külalise, kes jutustab talle inimeste raskest olukorrast ja varemetest linnas. Kui Nehemia poleks seda külalist vastu võtnud, oleks ta saatnud kuninglike asjade saginnasse ega oleks kunagi teada saanud, mis tema kodumaal toimus. Juht armastab suhtlemist ja just lihtsastes ja usalduslikes vestluses sünnib palju maailma muutuvaid ideed. Juhi kodu on ideede sepikoda, mille ta sepistab koos oma külalistega. Ja need ideed õhkavad kirge, kui tõelise muutuse alguses tuleb palve. Tuli hingeline palve. Palve, mis on segatud pisaratega. Selleks, et juht saaks olukorra muuta, peab ta teravalt tajuma muutuse vajadust. Ta peab sügavalt mitte nõustuma status quo'ga. Nehemia palve muutis kõike. Nehemia elu muutis ja kogu rahva elu muutis. Nehemia oli kõrge ametnikuna end sisse seadnud. Tundus, et ta oli saavutanud kõik, mida tol ajal võis soovida. Ainult kuningas oli temast kõrgemal. Aga mitte kõik ei saa olla kuningad. Ta oli rahulolev ja materiaalselt rahulolev. Kui muutuste tuli põles juba tema südames. Ja see tuli tegi ta rahulolematuks ja õnnetuks. Õnn saabub siis, kui missioon on täidetud.
Täpsemalt öeldes tuleb õnn igal sammul missiooni teel. Ja nüüd on ta kuninga juuresolekul, täites rutiinsed ülesandeid. Kui seda saab nimetada kuninga kõige usaldusväärsema teenri tööks. Ja nii Sanikuus kuningas Artaxasta 20. aastal oli tema ees vein, mina tõin veini ja andsin kuningale. Kuna ma tema palge ees ei olnud iialgi olnud kurb, siis kuningas ütles mulle, mis pärast sa oled kurva näoga. Ega sa ometi haige ole? See ei ole muud kui südame kurbus. Siis ma kartsin üliväga. Ta peab olema ettevaatlik ja kontrollima, et kuninga joogid poleks mürgitatud. Kuningas usaldas teda nagu iseennast. Ja kuningas esitab küsimuse, mis muudab kõike. Miks on su süda kurb? Ja nüüd saabuski võtmehetk, mille eest Nehemia oli palvetanud, et tema vestlus kuningaga sujuks ladusalt. Teisel peatükil teine salm ütleb, et Nehemia kartis. Ja siin on meil eduka juhi 5. omadus. Juht kogeb tugevalt hirmu. Ja see on normaalne. See võib olla hirm muutuste ees, hirm läbi kukkumise eest või hirm teiste saatuse pärast. Ja juht kardab lihtsalt oma saatuse pärast, nagu see on inimlikult võimalik. Kartmatu juht on müüt. Kõik kardavad, eriti juhid. Ja nii avab juht suu ja vastab kuningale. See on kaua oodatud hetk. Nehemia jagab oma saladusi kuningaga. Ta räägib sellest, mis talle valu toob. Piiblis loeme ja ütlesin kuningale. Kuningas elagu igavesti. Miks ma ei peaks olema kurva näoga, kui see linn, kus on mu vanemate hauad, on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud. Siis kuningas küsis minult, mida sa nüüd soovid? Aga mina palusin taeva Jumalat ja ütlesin kuningale, kui kuningas heaks avab ja su sulane on sulle meelepärane, siis läkita mind Juudamaale, mu vanemate haudade linna, et ma saaksin selle üles ehitada. Siis kuningas, kelle kõrval istus kuninganna, küsis minult, kui kaua su teekond kestab ja millal sa tagasi tuled? Kui ma nimetasin temale vastava aja, siis oli see kuningale meele järgi ja ta läkitas mind. Ja nüüd tuleb kuninga kaua oodatud vastus. Mida sa siis tahad? Selle eest Nehemia palvetaski, et Jumal soosiks kuninga südant. Ja nüüd on see hetk käes. Kuningas on valmis kuulama. Milline põnev hetk. Nüüd sõltub kõik sellest, mida Nehemia ütleb. Tema intonatsioonist, žestidest, näoilmetest. Sel hetkel surutakse aeg kokku nagu vedru. Ja sel hetkel nagu kõlab 3, 2, 1 heli ja raketi õhku tõusmine. Sellel igavesel pausi hetkel teeb Nehemia midagi erilist. Ta palvetab vaikselt. Me ei tea, mitu sekundit tema palve kestis, kuid kõige otsustavamal ja põnevamal hetkel suudab ta oma mõtteid Jumalale. Ja siis ütleb ta. Loeme 4. salm. Siis küsis kuningas ainult minult, mida sa nüüd soovid? Nüüd võime kergendatult hingata. Nehemia on kuningale vastanud. Piibel ei anna meile selle erilise palvesõnu enne kuningale vastamist.
mulle meenub isiklikult tsitaat psalmist, kus öeldakse: ma tõstan oma silmad mägede poole, kus tuleb mulle abi. Mu abi tuleb Issandalt, kes on teinud taeva ja maa. Nendel erilistel hetkedel on hing Jumalale väga lähedal. Väga otsustaval hetkel pöördub juhi süda Jumala poole. Siin on eduka juhi 6. omadus. Juht on oma sõnadega ettevaatlik, hoidub andmast vale vastus ja otsustavatel hetkedel lausub ta lühikese, vaikse palve. Tema palvest inspireeritud vastus puudutas kuninga südant ja kuninga esitab järgmine küsimuse. Kui pikk on teie teekond ja millal te tagasi tulete? Teate, kuninga vastus pani Nehemia südame kiiremini lööma. See vastus tähistas nõusolekut. Teate, erinevad kultuurid väljendavad rõõmuhetki erinevalt. Ameerika kultuuris, mis on mõjutanud kogu maailma, öeldakse yes. Kui olen väga rõõmsas hetkes, kui mina isiklikult olen väga rõõmsas hetkes, hüppan nii kõrgele, kui suudan ja püüan lakke jõuda. Üks mõte turgatas mulle selles loos pähe. Kas teil on kunagi olnud lapsi, kes küsivad teil kodus, miks me jälle palvetame? Nad õpivad ikka veel Jumalaga suhtlema ja ühel päeval mõistavad nad, et palvet pole kunagi liiga palju. Kuigi Nehemia palvetas ja paastus mitu päeva, palvetas ta järgmisel päeval uuesti. Palve on meie hingele õhk. Palve on meie suhtluses süda Jumalaga. Nüüd võime kergendatult hingata ja Nehemia plaani ellu viima hakata. Aga enne seda peame kuningale projekti jaoks tähtaja andma. Ja siin on meil eduka juhi 7. omadus. Juht teab, kuidas tähtaegu seada. Jah, nad võivad vigu teha, aga nad seavad ajapiirangud. Vastasel juhul võib töö pikaks ajaks edasi lükkuda. See lugu inspireeris mind väga. See lõpetab meie loo esimese osa suurest juhist Nehemiast. Järgmisel kohtumisel tahaksin teiega jagada selle loo jätku, mis on täis väljakutseid. Vaatame, kuidas Jumal juhis teda oma unistuse elluviimisele ja mida veel pidi Nehemia õppima, et saada edukaks juhiks. Jumal õnnistagu kõiki, kelle süda täna unistusest põleb. Olge oma unistuses julged, palvetage Jumala poole ja oma unistuse poole püüdlemisel paluge Jumalat andestust oma pattude eest. Oma unistuse poole püüdlemisel kehtlege armastusega neid, kes on veel Jumalast kaugel ja paluge, et Jumal neile andestaks ja nad vastu võtaks. Uute idee sütitamiseks looge sidemeid sõpradega ja olge külalislahked. Ja kui teil on palju hirme, siis võitke neid rohke palvega. Jumal õnnistagu teid, kuni me taas kohtume.